Yeah, 7.36 on kell, Igor ja Leega on stuudios ning käes on meil looma- ja uudiste aeg ja hakkan neid siis kohe ette kandma. Ja Hakka. Viimaks jõudis õnn ka lumeleopardide õuele ja nimelt eelmise nädala viimastel päevadel kandis isaslooma pikk kuramaaž lõpuks vilja ja emasloom lubas endale läheneda. 5 päeva kestnud õrnuse periood, mille kulminatsioonid leidsid aset peamiselt sisepuuri hämaruses, on nüüd lõppenud, kuid loomad jäävad edaspidigi jagama ühte aedikut, kuni omavahel hästi läbi saavad. Kõigil pöidlahoidjal ja kaasaelajal jääb aga loota, et noorpari õnn kutsikateks formeeruks. Hoidke oma lumeleopardi sõrmed pöidlad pihus. Hülgebasseinis leidis aga aset kurb mäng, laupäeval sündinud hall hülgepoeg hukkus vanalooma hambus. Looma- ja veterinaarid eemaldasid Euroopa naaritsa Kannika piirkonnast edukalt nahakasvaja. Ühe hülgepoja. Koeproev saadeti Tartu Ülikooli laborisse. Kannikakasvaja koeproev. Päris hea sõna. Koerproov, sõnaseadmisharjutus. Arstimaja karantiinis vajavad turgutamist 2 noort loodusest toodud kühmnok luike. Veskimetsa veeres asuvatest kakupuuridest kostab õhtuti kassikaku laulu, eriti hoos on isaslind. Neljapäeval saabus Kanadast paariline looma ja valgepea merikotka emaslinnule. Eakas emane Pincher tamariin, keda troopikamaja tamariinikaari tagakiusas, kolis elama elevandimaja klaasitagusesse puuri valgetups marmorsettide kõrvale. Hiina alligaatori basseini troopikamajas lasti ujuma külastajate poolt loomaaial kingitud 2 suurte heas seisukorras sägalist pangassiust. Amuuri leopardi kutsikad Hassan ja Hanka vahetasid oma piimahambakihvad jäävkihvade vastu. Looma- ja töömehed said aga valmis suure tööga, nimelt puhastasid nad looma- ja laohoonete ja karumaja katused ning naaritsapuuride võrede pealsed lumekihist, mis kohati oli kuni 70 sentimeetri paksune. No tegin nalja natuke, lugesin siin ühe vana sukse uudise lõppu ka. Lund ei ole, ma nägin eile öösel unes, et Tallinnas ühes kohas oli väga palju lund. Aga ma eelmine kord kutsusin üles inimesed. Keegi ei öelnud, kuskil ei ole enam lund. Keegi ei ole, kindlalt või? Ma küll ei kuulnud, et keegi oleks. Mina nägin uskumatut suurt hunnikut kuu aega tagasi Rocca al Mare keskuse taga. Mina nägin eile öösel unes jah, et Telliskivi tänaval Tallinnas ühe aia juured, aia kõrval oli valge, suur valge, tihe lumehunnik. See on juba hea, et sa unes nüüd Telliskivi tänavat. Mis see tähendada võiks? Sina vana une nägu seleta. Jaa, no kui nüüd ütleme tulla siin korraks minna uudisteradadelt kõrvale, ega see seda ei tähenda küll, et ma ehitama hakkaks. Kindlasti mitte Telliskivi unes nägemine tähendab see, et lükka jalg sirgeks ja võta vabalt. Ma kavatsen seda ka teha. Ma kiirelt loen siia ühe uudise otsa veel ja siis kuulame muusikat ja siis räägime ropendamisest, millest räägib ka Õhtulehtena. Yes. Aga igatahes USA's Vernalis sai üks mees politseilt trahvi selle eest, et ta käis arsti juures ja talle tehti siis $25 suurune arve. Ja ta küsis, et kas võib sularahas maksta, öeldi, et jaa, ja siis tuli mees, 32-aastane Jason West, kellele see arve tehti, tuli ja pani letile 2501 sendist ja nõudis, et need üle loetaks. Aga kliinik ei viitsinud üle lugeda, vaid kutsus hoopis kohale politsei, kes leidis, et mehe protestil pole ühtegi legitiimset eesmärki ja nüüd mees sai endale $140 suuruselt rahatrahvi. Vot selline on elu Ameerikas. Meie kuulame Ameerika muusikat ja siis räägime ropendamisest.